tulime täna natukene enne jaani siia, et kasevihtudest rääkida. Vanarahvas ja ka praegune rahvas pole siin vahet, on kaseokstest kogu aeg hästi lugu pidanud. Kui lehti küljes ei ole, siis tast saab luuda, kui lehed hakkavad külge tulema, siis meelsasti tuuakse teda tuppa vaasi, lõhnavad hästi, aga praegu täpne olla, siis peaks ka kuu seisusid vaatama, just nimelt soovitakse vana kuu ajal. No praegu ongi vana kuu, mõnda aega veel, kuni vist 19. on vana kuu, nii et 19. juunini sobib kasevihta hästi teha saunas vihtlemine. Ja just vana kuuga sellepärast, et on räägitud, ei tea, võib-olla tõesti nii on, et siis pidi kaselehes olema 9 ravimit. Peale seda jääb neid vähemaks. Aga samas on praegu natukene väike puudus see, et kaselehed on natukene veel vaigused ja võib-olla ka väikesed ja saunas vihtlemisel ta kaua vastu ei pea. Ja tüütu on võib-olla ka pärast ihu pealt neid ära korjata, kuna nad tahavad küljest ära tulla ja kuna nad on vaigused, siis küllalt hästi kleepuvad külge, nii et ei olegi ime, et pärast pesu alt, kui on juba riides seljas, jääd veel mõne kaselehe. Aga natuke hiljem, kui nüüd jaan läbi saab, hakkab suvi. Ja suve esimesel paaril nädalal, kohe algul nüüd vana kuud meil ei ole, aga ta selle juuli alul on jälle vist 5. kuupäevast, 5., 6., 7. on sobilikud jälle kasevihta teha. Aga siis on temal raviomadust vähem, aga teisest küljest on ta massaaži, on temaga parem teha, võid kauem vihelda. Ta on tugevasti küljes ja enam nii ei kleepu, aga muidugi samamoodi kasulik kui vana kuuga teha. Midagi paha sealt ei tule, aga võib-olla mingil määral, et raviomadusi on vähem, aga vastupidavust seal võib ikka 2-3 meest tugevasti end läbi vihelda ja ei juhtu temaga midagi.